No nii, tundub, et on kõik hästi. Ohohoo, tere tulemast, armas naine, veel kord sulle. mul on tõesti, tõesti, tõesti südamest hea meel sinuga täna siin kohtuda ja rääkida sellisel tundlikul teemal ehk siis kuidas nahk muutub, miks, kaks joont on seal all, miks ta muutub ja kuidas saab neid muutusi siis targalt tegelikult aeglustada, ehk siis räägime sellest, kuidas seda vananemise protsessi nii-öelda keha sees pidurdada. ehk siis, kui sa oled täna siin, siis võib-olla oled viimasel ajal märganud, et sinu nahk justkui ei peegelda enam päris seda naist, kuidas sa ennast nii-öelda seespidiselt tunned. võib-olla märkad kuivust, väikseid kortsukesi, eriti silmaümbrus on see, mis sageli mulle ilukabinetis ka kurdetakse. natuke lõtvumist, võib-olla põsekesed hakkavad allapoole vajuma, kaela peal on sellised nagu jutikesed sees, on ju. et nahk võib-olla ei tundu enam nii täidlane, nii elus, kuidas seda varem oli. ja see on täiesti loogiline, et esiteks on see häiriv, on ju, aga teiseks on need muutused ka mõnes mõttes loogilised. ma räägin sulle täna sellest päris põhjalikult. et nahk on täiesti uskumatult nutikas organ, see reageerib tegelikult igale muutusele meie kehas, olgu selles siis hormoonid, stress, uni, toitaineid, soolestiku tervis, millest ma armastan hästi palju rääkida, põletiku tasakaal. ja see, mida sa siis peeglis näed, on tegelikult meie sisemise maailma peegeldus sõna otseses mõttes. ja minu eesmärk täna ei ole anda sulle tegelikult sellist järjekordset võib-olla mingit nimekirja mõnes mõttes toimeainetest või ühte imelist trikki, vaid pigem näidata sulle siis, kuidas luua selline terviklik süsteem, mis toidab nahka nii seestpoolt kui väljast ja süsteemi, mis lähtub teaduslikest uuringutest, mitte lihtsalt siit-sealt kuuldud nippidest ja aidata sul mõista, miks nahk muutub. ehk siis, kuidas need sellised nahasisesed mehhanismid tegelikult toimivad, mis on need sammud, mis päriselt aeglustavad vananemist, ehk siis aga millest see vananemine tuleb üldse, on ju, ehk siis räägime natuke sellest, mis seda naha vananemist põhjustab, millised mehhanismid muutuvad kehas ja nahas ning miks ainult kreemidest võib-olla siis ei piisa, et mida peaks nagu tegelikult nagu vaatama võib-olla laiema pilguga. ehk siis, kui sa oled selle seminari või Vilu webinari lõpuni, ma usun, et sul on palju-palju selgem arusaam sellest, mida sinu nahk tõeliselt vajab. Viimasel paaril seminaril olen teinud kõige lõpus ka sellise üllatuse. üllatuse, mille kohta ma ei ole isegi alguses hoiatanud, et seda on tulemas. ehk siis eks sa siis jää põnevusega ootama, et kas ka seekord on kõige-kõige lõpus selles osas, mis seminari lõpust ära lõigatakse, ka mõni väike üllatus. ehk siis ma tänan sind, armas naine, et sa oled siin. päris pikk intro oli, on ju. Lähme aga vaikselt edasi. Enne kui lähme edasi sellise teaduse ja lahenduste juurde, võib-olla oled sa täna siin ja sa tegelikult ei ole minu lugu veel kuulnud. sa ei tea tegelikult, kes ma otseselt nagu nii-öelda olen ja räägin sulle natukene seda taustafooni ka, ehk siis minu tee nahaspetsialistina tegelikult ei alanud justkui võib-olla mõnes mõttes sellist professionaalsest ilumaailma huvist, vaid pigem rohkem sellisest isiklikust valust. ehk siis mõni aeg tagasi pärast laste sündi, pärast hormoonspiraali paigaldamist tegelikult hakkas minu nahk täiesti kontrollimatult muutuma. ja kui noorukieas oli minu nahk pigem selline klaar ja puhas üksikute selliste punnitäpikestega, mida nagu akneks nimetada oleks nagu liig, siis peale hormoonspiraali Mirena paigaldamist tekkis minul tugev akne ja eelkõige just sinna põskede fooni juures sellised nahaalused tugevad sõlmed ja sellised hormonaalsed kõikumised, põletiku võimendamine. ja minu nahaarst arvas, mitte nahaarst, vaid naistearst arvas selle peale, kui mina arvasin, et oh, et see on ilmselt on see spiraalis, sest mul varem ei ole sellist probleemi olnud. tema soovitas mul kuningakepiõli kapsleid ja et lihtsalt, et harju ära. võib-olla läheb sinu kehal lihtsalt natuke kauem aega, et harjuda, aga et noh, sellest ei ole midagi, et ootame ikkagi seda, et need päevad ära jäävad ja seda toredat aega saad nautida nii-öelda noore naisena, keda siis nii-öelda noh, suurim argument, mida hormoonspiraaliga räägitakse sageli ongi see, noh, päevad jäävad ära, hästi tore ju noore naisena, eks ju. et see oli päris pikk võitlus iseenda eest, et ma sellest hormoonspiraalist lõpuks lahti saaksin. ja kui ma seda sain, siis tegelikult hakkas ka nahk normaalsemaks minema. et ehk siis ma olen päris tuttav sellise lootusetuse tundega, et keha nagu reageerib millelegi, aga ma ei saa aru, mis keha sellest nagu toimub ja justkui intuitsioon ütleb, et mis see on, siis lahendust ikkagi nagu ei ole kohe. et selline võitlus sellise klassikalise süsteemiga mõnes mõttes. sellest samal ajal olin ma tegelikult ka noorema rollis. ma nägin oma lastel nii naha kui toitumismuresid, atoopiline dermatiit sootis minu lapsi ka. ehk siis see pani tegelikult mind ka laiemalt vaatama seda oot-oot-oot, aga
mis siin siis tegelikult üldse nagu toimub, et miks mu lastel sellised probleemid on. Ja täna nüüd ilumaailmas ma näen, et oi kui sügavad need probleemid on. Ehk siis tegelikult nahk ei ole eraldiseisev süsteem või mingisugune organ. Ta on seotud absoluutselt kõigega sinu elus, sinu kehas ja see taipamine on minu jaoks nagu kõike muutnud ja täna ma püüan seda taipamist tuua ka oma klientidele. Ehk siis küsimus ei ole ainult selles, mis kreemi sa kasutad, küsimus on selles, et mis sinu nahakäitumise nagu sellise väljenduse nagu selle taga tegelikult on, et mis on need juurpõhjused ja olen jõudnud siis sellise naha vajaduste põhise toitumiseni, nutridermatoloogiani ja funktsionaalse meditsiinini. Ehk siis uurin natukene süvitsi rohkem naha füsioloogiat, hormoone, soolestiku nahatelge, ainevahetust. Ja ma nägin reaalselt seda, et mida sügavamale me läheme, seda loogilisemaks tegelikult kõik muutub. Ehk siis täna ma toetangi naisi selle teadmisega, et naha loomulik tasakaal ja sära ei taastu justkui juhuslikult. Ehk siis see kõik toimib siis, kui me ühendame sellise teaduspõhise lähenemise ja nahahooldusega, mis töötab kooskõlas keha bioloogiaga. Ehk siis miks ma seda kõike jagan sinuga? Sest ma tean tegelikult, mis tunne see on, et kui nahk mõjutab seda, kuidas sa iseennast näed. Ma tean seda, et mis see on, kui sa ei leia vastuseid ja kui suur kergendus on tegelikult siis lõpuks leida see lahendus, mis päriselt töötab. Ehk siis usun siiralt, et reaalselt sinu nahk väärib parimat. Ja kui me räägime nahast, kui me räägime vananemisest, siis üks asi, mida ma alati rõhutan, on see, et reaalselt sinu nahk väärib parimat. Ehk siis mitte selliseid juhusliku nagu katsetusi, mitte trenditooteid, vaid reaalselt teadlikku ja professionaalset lähenemist, mis töötab kooskõlas sinu keha bioloogiaga. Las ma annan sulle natuke konteksti, kust minu lähenemine üldse välja kasvas, lisaks sellele võib-olla isiklikule loole. Ma olen ilumaailmas täna olnud üle 16 aasta, kust ma tean, ma alustasin põhimõtteliselt oma esimese lapse ootel olemisel ajal oma ilumaailma teekonda. Ta täna tegelikult on 17 juba, nii et ma pean neid numbreid siin nagu korrigeerima hakkama. Ja alustasin siis tegelikult klassikalise kosmeetiku ilutööga ja lõin Nature ilustuudio. See on Tartus minu salong, kus ma kosmeetikute, juuksuritega ja nii edasi nii-öelda justkui nagu salongi perenaise rolli ka täidan. Sealt leiab ka paar korda nädalas mind ilukabinetis töötamas. Ja olen tegelikult üle 10 aasta spetsialiseerunud just happehooldustele ja naha taastamisele. Näinud väga paljusid näonahkasid lähedalt ja mõistan, kuidas erinevad nahad muutuvad, vananevad ja miks. Aga mida rohkem ma kliente olen näinud, seda tegelikult selgemaks sai, et ainult kosmeetika ei anna püsivaid tulemusi. Et saab nagu mingi platooni nagu tulemusi kätte ja siis kuskilt edasi asi ei liigu. Miks? Sellepärast, et nahk peegeldab kogu organismi seisundit. Seetõttu läks mu tee edasi selle funktsionaalse meditsiini ja integratiivse nutridermatoloogia poole. Ma olen õppinud naha füsioloogiat ja rakutasandi vananemist, hormonaalset tervist ja selle mõju nahale, seedimise mikrobiomi rolli, erinevaid keha puhastusmehhanisme, rakuvälise maatriksi, ka sellise taastamise loogikat, millest ma täna sulle räägin väga palju. Ja selle põhjal siis on tegelikult kujunenud välja minu tänane süsteem. See, mis ühendab sellise naha välise toetamise ja sisemise taastamise üheks tervikuks. Aga kõik need erinevad sellised sertifikaadid, täiendus võib-olla koolitused, mis siin nagu slaidil näed, see ei ole olnud lihtsalt mingisugune selline diplomite kogumine, on ju. Need on tegelikult tüki kaupa loonud selle sügavam arusaama. Miks nahk vananeb, miks nahal on mingisugune mure tekkinud, miks see mõnikord kiireneb, mõnikord tekib platoo. Ja need erinevad mehhanismid siis nagu nii-öelda peensusteni nagu peenhäälestamist, mis vajavad, et seda nahka korda saada. Ehk siis sisuliselt ei ole minu jaoks täna oluline ainult see, et nahk näeks, kuidas ma ütlen, nagu parem välja, vaid minu jaoks on reaalselt oluline, et sina ise tunneksid ennast oma nahas hästi. Ja oi, kui palju on sellega probleemi, et tegelikult ei tunta ennast oma nahas hästi. Okay? Ehk siis see on põhjus, miks kogu tänane seminar toetub teadusele, teadusuuringutele, päris mehhanismidele, mis siis nahatööd mõjutavad. Ehk siis liigume natukene edasi. Vaatame neid mehhanisme lähedalt ja päris täpselt läheme sellesse, mis siis naha vananemise taga on ja kuidas me seda aeglustada saame. Aga tahan korraks näidata sulle päris inimeste päris tulemusi, mida on võimalik saada, kui sa ühendad selle naha pealmise töö, naha hoolduse, keha sisesega, sellega, mis rakkude tasandil tegelikult keha sees toimub. Ehk siis need fotod siin on lihtsalt üks väike näide minu erinevatest klientidest, erinevad vanused, erinevad nahatüübid, erinevad väljakutsed. Aga üks asi on ühendanud neid kõiki.
nahk on võimeline muutuma, paranema ilma antibiootikumideta, ilma hormoonkreemideta, absoluutselt igas vanuses. Siin ei ole kasutatud mitte mingisuguseid filtreid nende piltide peal, mitte mingisugust laserit, mitte mingisuguseid keemilisi imeprotseduure. Need tulemused on saavutatud naha päris nii-öelda toimemehhanismide toetamisega ehk siis toitumine, hormonaalne tasakaal, barjääri taastamine nii naha barjääri tasandil kui ka soolestiku tasandil, õiged toimeained ja võib-olla üks kõige olulisemaid selle juures on järjepidevus. Ehk siis mitte hüppamine ühelt lahenduselt teise peale kolmandale ja edasi-tagasi selline pendeldamine, eks ju. Põletikuline nahk, ärritunud nahk, rahunenud foon, eks ju. Erinevad sügavad joonekesed, kurrukesed, märgatavalt ühtlasemad, eks ju. Aknest kahjustunud nahk, mis pärast on siledam, tugevam, säravam. Et mida see kõik ütleb? Ehk siis küsimus ei ole täna selles, et kas nahk saaks kuidagi ilusamaks, värskemaks, mõnusamaks. Küsimus on pigem minu jaoks nagu selles, et kas sa annad oma nahale selle, mida ta vajab toimimiseks, nii nagu ta on nagu mõeldud toimima, eks ju. Ja siin on ka see tänase webinari mõte tegelikult ka naha vananemise kontekstis. Kui me ei räägi sellises naha nagu haiguse foonist, siis tegelikult ka naha vananemine ei toimu juhuslikult ja nahk ka ei parane juhuslikult, eks ju, ja ei noorene juhuslikult või kuidagi nagu värskemaks ei muutu juhuslikult. See on ikkagi täiesti teadlike sammude küsimus. Ehk siis nahk hakkab muutuma värskemaks, siledamaks, niisutatumaks, mis iganes imelisi sõnu sa siia kõiki tahad nagu ritta veel laduda, siis kui me toetame tema nagu neid biokeemilisi protsesse, süsteeme. Ehk siis me ei puuduta ainult pealispinda, vaid ka sügavamaid kihte, hormonaalseid mehhanisme, põletikulisi nii-öelda mehhanisme, niisutustasakaalu, naha sisest sellist maatriksit, milles see kõik nii-öelda see tugisüsteem, mis naha sees on, mis hoiab teda nagu sellise oma koha peal. Ehk siis need on need põhjused, miks siin selliseid suuri muutusi ma olen saanud. Need on need tulemused, mis tulevad siis, kui keha ja nahk saavad nii-öelda tasakaalust töötada. Ehk siis vaatame lähemalt natukene neid mehhanisme, millest juttu tuleb. Mida üldse võib-olla sellise introna natukene naha vananemisest võib-olla kõigepealt võiksid teada? Vananemine on väga konkreetsete bioloogiliste mehhanismide tulemus ja tänases maailmas mõjutavad neid meid nii sisemised kui välimised tegurid korraga. Et lähme kõigepealt vaatame neid nii-öelda sisemisi protsesse. Ehk siis kollageni tootmine reaalselt füüsilisel tasandil väheneb peale 30. eluaastat selline protsendi võrra laias laastus nagu aastas. See tähendab, et iga aasta kaotad väikese osa oma naha tugevusest, elastsusest ja selle taastumise võimekusest. Ja menopausi ajal kiireneb siis nagu see veelgi. Ütleme, enne juba hakkab kiirenema ja peale seda veelgi. Menopaus ise on ju konkreetselt üks fikseeritud ajahetk lihtsalt, et kus sul ei ole aasta aega menstruatsiooni enam olnud. See on ka põhjus siis tegelikult, miks see nahk hakkab tunduma õhe, lõdve, selline nagu paberias, võib-olla läbikumav natukene, vähem täidlane, hakkab struktuurilt muutuma. Hormonaalsed muutused. Östrogeeni nii-öelda östrogeeni kehas nagu dünaamika muutus, progesterooni vähenemine, mis tekitab sellise suhtelise hoopis östrogeeni domineerimise mingil ajal, mis toob endaga kaasa vahest ka selliseid puberteedilikke ilminguid, naha probleemide seisukohast, pigmentatsiooni probleeme. Ehk siis, kui östrogeeni nii-öelda dünaamika muutub, siis tegelikult muutub ka naha niisutustase, naha selline siledus ja võivad tekkida korraga nii kuivus kui ka kortsud, on ju. Sageli on omavahel justkui seotud. Toitainete puudus, süsteemne põletik. Kui kehal ei ole piisavalt kollageeni sidekua aluseks olevaid aminohappeid, valkuseid toidulaual, C-vitamiine, erinevaid abi nagu kofaktori toitaineid või kui soolestikus on põletik, nii et keha ei suuda neid omastada, nii-öelda protsessida, siis tegelikult nahk kannatab ka esimesena. Miks? Kuidas ma ütlen, nagu elutähtsalt on nagu keha sees veel süsteeme, mis peaksid töös olema, ehk siis kui ta visuaalselt justkui katki ei ole kuskilt, siis keha nagu taastamise ressurss läheb keha sisestele protsessidele esimesena. Ehk siis keha annab esmavajadused elutähtsatele organitele ja nahk jääb üsna järjekorra lõppu. Stress, unepuudus, kortisool lagundab kollageeni. Kortisooli kõrge tase võib tulla ka sellest, et käid iga õhtuti jooksmas, käid bodypumpi tegemas. See tõstab väga tugevalt kehast stressihormooni taset, mis ei lase sul ka öösel võib-olla nagu optimaalselt puhata. Aga une ajal toimub naha kõige intensiivsem taastumine. Kui see on häiritud,
on ka nahk häiritud. Melatoniin, mis on unehormoon, on üks tugevamaid antioksüdante meie kehas, eks ju. Väliste tegurite poole pealt vaadatuna, siis UV-kiirgus, fotovananemise seda kiirgusfooni meil täna tuleb ääretult palju ja see ei ole ka ainult nii-öelda see, mis me väljas saame, et hoiad ilma pilves, mul ei ole siin mingit kiirgust. Täna me oleme kogu aeg ka lampide kiirguses, ekraanide kiirguses, kõik see mõjutab samamoodi. Ehk siis vananemist tegelikult laias laastus mõnes kohas öeldakse isegi kuni 80%, et see tegelikult on seotud nende kiirgustega, mis meid ümbritsevad hoopis. Keskkonnasaaste, vabad radikaalid, need kahjustavad naharakke, kiirendavad kortsude teket. Siin taga on jälle, et kust see kaitse tuleb, antioksüdandid on need, mida meie nahk vajab, mida meie keha vajab selleks, et sellist nagu vabade radikaalide kahjustust võidelda. Ebaõige niisutus, sellised vanad võtted, mis varem töötasid, mis enam võib-olla nahahooldusrutiini ei tohiks sobida. Paljud kasutavad tooteid, mis reaalselt häirivad barjääri, mitte ei tugevda seda. Või siis on seal mingisugused mehhanismid vahel puudu. Eriti kui tegemist on tundliku nahaga, mis vajab justkui treenimist, aga siin on nagu jääb see teadlikkus nagu puudu, et mul on tundlik nahk, kuidas ma teda treenima peaks, kui ta reageerib kõige peale, eks ju. Et see tahab võib-olla natukene sellise professionaalse pilguga nagu ülevaatamist, et mis sinu rutiinis puudu on. Seda saan aidata sul teha. Selle jaoks on mul täiesti eraldi olemas sellised tasuta minikonsultatsioonid 15 minutit, kus ma ilurutiini aitan sul paika loksutada. Mehaaniline stress kehale, nahale, nagu niiviisi, sellised füüsilised nagu mõjutused. Padi, sinu magamisasend, et kas sa magad niimoodi, nagu niimoodi lömmis padja sees, kõik on nagu allapoole veetud või ülespoole veetud, on ju, kus need kortsukohad sisse jooksevad näkku, pused lömmis siin on ju, igasugused sellised huvitavaid nagu aktsente on. Pidev näo katsumine, istud arvutis ja muudkui nagu mudidega, eks ju, on ju. Selliseid asju tehakse ka väga palju. Kõik need tegelikult võivad ka tekitada omakorda mingisuguseid mikrokahjustusi naha peale. Ja võib-olla siis selline üks oluline mõte, et tegelikult see tõhus nahahoolduse pool peab käsitlema nagu mõlemat poolt või selline naha nagu või enesehoole strateegia, iluplaan, nii keha sisemisi mehhanisme kui ka naha väliskihtide hoolt. Ehk siis, kui me toetame ainult ühelt poolt, kompenseerib teine justkui selle puudujäägi ära ja kui me ei näe tulemusi, mida me tegelikult soovime, siis tegelikult tuleks nagu strateegiliselt läheneda nagu midagi kuidagi teistmoodi, okei? Ehk siis tahaks sulle rääkida natukene sellisest seespoolt, väljaspoolt, sissepoole lähenemisest. Ma tutvustan sulle täna natukene seda vananemise mehhanismi ühe päris põneva komplekti fookuses. Ehk siis läbi väga teadlikult valitud toimeainete ühte sellise ilustrateegia kompleksi. Ja kuidas siis seda päriselt naha vananemist aeglustada saab? Et nahk vajab reaalselt tuge seestpoolt, kus tekivad rakkude ehitusmaterjalid, uuenemise signaalid ja väljast poolt, nii-öelda vastupidi, siis on ju enne näiteks sisse, nüüd välja, seda, kus tugevdatakse naha barjääri, niisutust, kaitset ja naha tekstuuri. Miks see on oluline? Sest vananemine reaalselt ei toimu pealispinnal. Kõige suuremad vananemise muutused toimuvad tegelikult naha sügavamas kihis, termises, seal, kus asub meie kollageeni elastiini võrgustik, seal, kus on rakuväline maatriks, nii-öelda, mis kogu seda konsistentsi nagu ilusti koos hoiab, siin elastsuse mõttes, okei? Kui see rakuväline selline maatriks hakkab killustuma ja nõrgenema, siis nahk on see, mis kaotab oma elastsuse, tekivad kortsud, nägu vajub visuaalselt nagu allapoole, niisutus ei püsi enam sees, kreemitad ära natukese aja pärast on jälle tunne, nagu poleks kreemi pannudki. Naha uuenemine aeglustub, eks ju. Ehk siis ükski kreem ei suuda nagu pinna pealt neid sügavamaid mehhanisme reaalselt taastada, sest kreem reaalselt töötab ikkagi pinna peal, ülemises kihis. Samas ainult mingisuguse kollageeni joomine reaalselt ka ei anna maksimaalset tulemust, sest kui naha kaitsebarjäär on pinna pealt nõrk ja naha hooldusega seda ei toeta, nagu supipotile kaant peale ei pane, kaob see seestpoolt toetatud niisutus ka ära. Ja nahk ei suuda reaalselt nagu, kuidas öelda, seda uuenemist ka nagu nii-öelda töösse panna. Ehk siis peab olema toimeainete sünergia, nagu on lukk ja võti on ja nekevad kokku. Ehk siis nahabioloogia toimib süsteemselt ja lahendus peab toimima samamoodi. Ehk siis mõnes mõttes lähenen ma sellele nii-öelda, mida ma täna sulle räägin, läbi erinevate toimeainete. Ja toimeainete just selle fookusega, et absoluutselt kõik asjad, mida meie nahk vajab ja mida keha sisemiselt vajab, seal on väga palju erineva nagu nurga alt toimeainete sünergiat, mida on vaja.
eks ju. Miks ma selle kombo valisin sulle nagu justkui selle nii-öelda naha vananemise konteksti panemiseks. Kui ma hakkan seda nüüd natuke lahti lahkama, siis sa saad sellest aru, miks just nimelt sellise kombona nagu olen ma selle siia nii-öelda sinu jaoks kokku pannud, eks ju. Aga millele ma korraks tahan, et sa tähelepanu pöörad, on see, et kui palju erinevaid põnevaid asju võib ühe asja sees olla, et vaadata, mis ta siis nagu teeb, eks ju. Ehk siis lähme vaatame natukene lähemalt seda, mida see vananemine siis endast üldse kujutab ja ma jõuan ringiga pärast tagasi kõikide nende toimeainete spetsiifikale, miks on vaja kehale jaoks väga-väga palju mitmekesisust selleks, et see vananemise protsess oleks nagu pidurdatud, okei? Ehk siis lähme veel sügavamale. Sinna tasandile, kus tegelikult nahk vananema hakkab. See toimub reaalselt sügavates kehakihtides, rakkudes, kudedes, bioloogilistes mehhanismides. Ehk siis see diagramm, justkui see visuaal, mida sa siin näed, tegelikult näitab midagi väga olulist. Ehk siis hormoonid, nii nagu ma ütlesin. Vananemise mehhanismid erinevad, põletikud, rakkude omavaheline kommunikatsioon, energia mitokondrite tasemel, tüvirakkude aktiivsus, autofaagia ehk siis justkui taaskäitlus. Kõik need mõjutavad naha välimust. Ehk siis meil on mitu tasandit. Meil on erinevad molekulid, organellid rakkude sees, sellised pisikesed mikrovabrikud, rakud on ju, kus see kõik siin sees toimetab. Erinevad rakkudest koosnevad erinevad koed, ka nahakoed siis nii-öelda. Organid siis nii-öelda suurte süsteemide tasandil. Kogu süsteem kokku omavahel on omakorda sünergia, eks ju. Soolestikust olen palju rääkinud, kuidas see suhtleb nii-öelda teiste organsüsteemidega. Et samamoodi siis iga tasand mõjutab järgmist. Ehk siis kui näiteks sinu kehas raku energia ehk siis mitokondrite töö funktsioon langeb, aeglustub ka naha vananemine või nii-öelda naha uuenemine vastupidi. Kui tüvirakkude aktiivsus väheneb, väheneb naha taastumisvõime. Kui mikroobide tasakaal on häiritud, olgu siis nagu naha mikrobiomi peal või soolestiku mikrobioomis, tekib rohkem põletikku ja põletik kiirendab vananemist. Kui rakkude omavaheline kommunikatsioon, suhtlemise signaalid on häiritud, siis nahk ei saa anda signaale nii-öelda õigel ajal, et ta vajab parandustööd või siis nagu nii-öelda, et need parandustöö, kuidas öelda, et omavahel see kommunikatsioon on üli oluline rakkude siseselt ja väliselt. Ehk teisisõnu, nahk vananeb seest poolt väljapoole, mitte väljastpoolt sissepoole. Ja see on põhjus, miks me ei näe häid tulemusi, kui kasutame emba või kumbe, ainult kreeme või ainult toidulisandeid. Kuskilt nagu on vaja kokku panna asjad. Toit oleks muidugi ideaalne allikas, kus need toitained tulevad. Kahjuks praeguse toitumise fooniga, mis keskmisel inimesel on, ta ei saa piisavalt toitaineid, et oma keha noorena hoida, eks ju. Aga see kõik on justkui nagu selline üks väike osa sellisest hierarhiast, on ju. Ehk siis siin visuaali peal on tegelikult toodud nii-öelda välja selline hallmarks of aging ehk siis vananemise sellised põhikategooriad. Ja mis on huvitav, kõik need, absoluutselt kõik need on seotud ka nahaga ehk siis selline mikrofloora tasakaalu muutus, seesama rakkude vahelise suhtluse häired, toitainete omastamise selline regulatsiooni nagu häired, krooniline põletik on ju, tüvirakkude väsimine, energiapuudus, mitokondrite nõrgenemine, erinevad DNA kahjustused, autofaagia ehk selline rakkude ainete taaskasutamine aeglustub. Ehk siis need ei ole nagu kosmeetilised protsessid, mida sa saaksid mingisuguse IPL-i või laseriga nagu korda teha. Need on keha sees olevad bioloogilised mehhanismid. Ja kui me tahame vananemist reaalselt aeglustada, siis me peame arvestama nende tasanditega. Aga see ei tähenda, et me peame tegema 10 erinevat asja. Me vajame lahendust, mis toetab neid mehhanisme korraga nii seestpoolt kui väljastpoolt, eks ju. Et see ongi põhjus, miks selline seestpoolt väljapoolt sissepoole selline sünergia hakkab tegelikult tööle. Ehk siis me paneme tõstame rakkude energiat, kiirendame kollageeni ja sellist rakkude vaheaine maatriksi tootmist, me vähendame põletikku, me tugevdame naha barjääri, sest toitaineid on rohkem kättesaadavad.
seeläbi paraneb naha niisutus, naha kaitsevõime, anname nahale juurde antioksüdante ja seeläbi toetame selliste uuenemise, funktsioneerimise signaalide õiget tööd. Ehk siis kõik need siin tegelikult on vananemise juurpõhjused. Kui me neid tasandeid ei toeta, reaalselt ei ole võimalik saada nagu noorendavaid tulemusi, nagu mis pikaajaliselt mingisugust nagu püsivust näitavad. Aga see ei ole sugugi nii keeruline võib-olla, kui noh, nagu tundub, et see ei ole nagu selline tõsine tuumafüüsika, eks ju. Aga vaatame natukene võib-olla neid mehhanisme lähemalt ka, muidu see tundub nagu selline veidi abstraktne. Ma püüan neid siduda sulle nagu ühelt poolt nagu toimeaineliste aspektidega ja teistpidi sellega nagu, kuidas sa nagu tajud ise neid nagu vananemise mehhanisme nagu praktiliselt siis oma elus, oma nahal, oma kehal. Ehk siis, et kui me tahame vananemist aeglustada ja naha kvaliteeti parandada, siis peame natukene nagu mõistma ju seda, mis siin sees toimub. Ehk siis selline, vaatame järjest, on ju. Ehk see genoomne ebastabiilsus, see tähendab tegelikult DNA kahjustusi. Ja see juhtub siis, kui naharakud puutuvad iga päev kokku vabade radikaalidega, saastega, kiirgusega. Ja see tekitab meie DNA-s sõna otseses mõttes mikrokahjustusi. Mis see tähendab? See tähendab seda, et nahk uueneb aeglasemalt, tekib rohkem ebaühtlast pigmenditooni, tekstuur muutub karedamaks, selliseks koredamaks. Naha taastumine võtab kauem aega. Ehk siis hea näide, tekib mingi punnikene, mingi täpikene, justkui nagu paraneb nagu ära, aga laik jääb sellest alles. Laik ei kao ära niiviisi, et jäävad sellised laigud naha peale. Kuidas seda seespoolt toetada? Üldiselt selle mehhanismi nii-öelda nagu toeks on tegelikult antioksüdandid. C-vitamiin, näiteks siin mustikapolüfenoolid, erinevad marjad üleüldse, nii-öelda antioksüdandid. Need aitavad vähendada sellist oksüdatiivset stressi ja stabiliseerivad seda raku DNA. Kuidas sa seda ise märkad? Ühtlasem nahatoon, vähem tumedamaid selliseid ebaühtlaseid laikusid, siledama tekstuuriga nahk. Telomeeride lühenemine, ehk siis see on nagu rakkude, põhimõtteliselt nagu nooruse kell, võiksin seda niimoodi kirjeldada. Ehk siis telomeerid on mõnes mõttes sinu rakkude nagu kaitsekorgid. Mida lühemad need on, seda kiiremini rakk vananeb. Vananevad rakud tähendab vananev nahk. Samamoodi siin jälle antioksüdandid, C-vitamiin. Need toetavad sellist värskema särava naha saamist. Ehk siis kui me toetame jällegi antioksüdandid, ma räägin sellest päris palju täna, siis see on see, mis annab sulle värskuse. Epigeneetilised muutused on tegelikult keskkonna, ka toitumise mõju sinu DNA-le. Ehk siis see seletab seda, et miks kaks täpselt sama vana naist on tehtud tegelikult ju internetis liikunud ka mingi pilte asju, kus on nagu kaks sama munaraku kaksikud, aga oma eluteel on nende tee olnud nagu erinev ja näevad välja absoluutselt nagu ealises mõttes nagu täiesti erinevad. Ehk siis siin ei ole küsimus ainult geenides, vaid ka selles, kuidas geenid käituvad. Siin jällegi soolestiku mikrobioom, põletik, stressitasemed, erinevad toitained, kõik need mõjutavad selliseid epigeneetilisi lüliteid. Ja kui neid toetada prebiootikumidega, postbiootikumid on siis need ained, mida tegelikult probiootikumid ehk siis justkui nagu elus bakterid soolestikus prebiootikumidest ehk probiootikumide toidust nagu metaboolselt nagu tekitavad, fermenteerivad. Need on nagu need postbiootikumid ehk siis ained, mida me tahame tegelikult saada, kui me näiteks võtame piimappebaktereid või prebiootikume. Need on need, mis tegelikult stabiliseerivad naha nooruslikku käitumist. Need on sageli põletiku vastased ja toetavad ja parandavad taastumist. Ehk siis jällegi selline sisemise tugi on see, mis mõjutab ka sellist nahasära. Valkude kahjustumine ehk siis proteostaas. See tähendab, valgud on, kollagenelastin on ju naha sees sidekoed nii-öelda. Kui see nii-öelda protsessine võlg nii-öelda nõrgeneb, siis reaalselt laguneb kehas, nahas kollagen kiiremini. Sina näed seda sellega, et tekivad kortsud. Nahk muutub lõdvemaks. Nahk muutub visuaalselt, nagu seda vajumise efekti tuleb rohkem. Ehk siis siinkohal on vaja väga teadlikult aminohappeid. Glütsiini, proliini näiteks.
glütsiin on see, millest suures osas tegelikult kollageeni valmistatakse, aga C-vitamiin ja erinevad nii-öelda mineraalained on seal tegelikult ka toeks juures. Oliivipolüfenoolid E-vitamiini tasandil, tokoferool, need vähendavad ka samamoodi neid kahjustusi ja mida sina tahad näha, tugevamat, elastsemat, ühtlasema struktuuriga nahka, eks ju. Ehk siis vananemine ei ole nagu selline kuiva naha teema põhimõtteliselt. Et siin me vaatasime nüüd nagu sellist rakutasandit natukene, aga vaatame veel sügavamale, eks ju. Ehk siis toitainete tajumise häired. See tähendab seda, et kui rakk ei suuda saada mingisuguseid signaale kätte, ehk rakk ei saa aru, et on aeg ennast parandada või uuendada. Ehk siis läbi selle, et kommunikatsioon on paigast ära, jääb taastumine aeglaseks. Tavaliselt juhtub see siis, kui veresuhkur kõigub, ehk siis on tekkinud juba selline kas juba insuliiniresistentsus või see on veidi sellisel varjatud kujul veel. Soolestiku mikrofloor on tasakaalust väljas, see mõjutab samamoodi. Veresuhkru tasakaal on naha vananemise seisukohast ülioluline, ehk siis pikaajaline veresuhkru tasakaal peaks olema kindlasti alla 5,3. Kes ei ole seda kunagi analüüsinud, siis kui sind nagu selline anti-aging fookus väga-väga huvitab, siis kindlasti soovitan. Just nimelt, kui veresuhkur on pidevalt kõrge, siis on see glükatsioon kehas hästi-hästi tugev ja see põhjustab kortsusid. Ehk siis oluline on toetada rakke sellise stabiilse veresuhkruga, kiudainete, prebiootikumide, antioksüdantidega. Siis on selline rakkude nagu signaalide liikumine tegelikult normaalne. Mitokondriaalne düsfunktsioon, see nüüd on energia küsimus. Uuenemise energia koht, nagu autole kütus. Ehk siis mitokondrid on oma olemuselt rakkude nagu elektrijaamad. Kui need on väsinud ka nahk. Oled väsinud ka sina ise tegelikult. Seespidiselt toetab mitokondrite energiat kindlasti magneesium, vask, antioksüdandid, polüfenoolid. Ja kui need mitokondrid saavad sellist energiatuge, juhtub sõna otseses mõttes midagi imelist, on ju. Nahk muutub säravamaks, punetus väheneb, elastsus paraneb, on ju. Nahk tundub nagu ärksam kohe. Ehk siis siit edasi rakkude vananemine, sellised zombirakud, see kõlab nagu hästi, eks ju. Senescentsed ehk sellised vananenud rakud on rakud, mis ei tööta enam optimaalselt, nad ei täida oma rolli enam, aga samas nad ei sure ära ka. Nad lihtsalt on. Mida nad veel teevad, nad tegelikult eritavad selliseid põletikulisi signaale ja teevad läbi selle põletikulise fooni kogu naha sellise tsooni, nagu kus nad siis on, keskkonna justkui nii-öelda häirivad selle normaalset tööd. Aga kui me toetame keha antioksüdantidega, postbiootikumidega, see aitab vähendada põletikku, rakkude sellist enneaegset vananemist. Tüvirakud, need on naha taastumisega seotud, ehk siis nad on naha justkui nagu remonditöölised. Kui need väsivad või nende aktiivsus langeb, siis reaalselt nahk uueneb aeglasemalt. Seespidised toimeained siinkohal nagu biotiin, tsink, C-vitamiin, need loovad selle keskkonna, kus tüvirakud saavad toimida optimaalselt. Ehk siis jällegi, need on mingisugused süsteemid, mis nii-öelda töötavad üks, teine, kolmas omavahel seotuna, on ju. Kui me vaatame veel nagu seda naha vananemise poolt, siis tegelikult see rakkude tasand on ülioluline, millest nagu aru saada. Miks ma räägin palju raku ainevahetusest, miks ma räägin palju mingitest rakuseintest ja membraanidest. Kui ikkagi uksed lahti ei käi, siis need samad toitainete pool, millest me räägime praegu, polüfenoolid, erinevad nagu mineraalained, need ei pääse ju rakku sisse, kui uks on kinni. Me peame selle ukse lahti tegema, eks ju. Et siis tulevad muutused kiiremini. Ja kui need uksed on kogu aeg nagu pool kinni olnud, no, siis ei toimu midagi, eks ju. Sellepärast, et see nagu toitainete liikumine määrab ära selle, kas midagi toimub. Muutunud rakkude vaheline kommunikatsioon. Võtaks seda nagu kehas sisemist internetiühendust. On ju, kui hea näide on nagu sellises veebi nagu seminaris olemine, on ju, et kui minu ühendus on kehva, siis ega sa väga hästi aru ilmselt ei saa, mis ma räägin, et kõik on katkendlik, on ju, hakib, aga kui ühendus on tugev ja signaalid liiguvad, toitained liiguvad,
siis nahk tegelikult teab täpselt, millal alustada paranemist, millal toota kollageni, millal luua hüaluroonhapet, millal rahustada põletikku, millal parandada barjääri, eks ju. aga kui põletik, stressipinge, selline vananemise nii-öelda intensiivne nagu tasakaalukoha puudumine, siis kui see nagu häirub, siis on tegelikult kehas segadus, ta ei saa aru, mida teha. Jällegi, polüfenoolid, postbiootikumid, C-vitamiinid, antioksüdandid, beta-glükaan, erinevad vasepeptiidid, need annavad fibroblastidele konkreetse sõnumi: tooda kollageeni, tee juurde, tee rohkem, meil on vaja, on ju. ja annab nagu need vahendid selleks. see on nagu üks nendest põhjustest, miks nagu selline seespidine tugi nagu noh, on niivõrd oluline. Inflammaging, krooniline põletik. See on üks suurimaid naha vananemise kiirendajaid. Põletiku fooni koha pealt, see ei ole küsimus siin ainult nagu, kuidas ma ütlen, sellises nähtavas põletikus või nagu tajutavas sellises valus kuskil. aga süsteemse põletiku märgid on kindlasti punetus, selline õhetuste foonid, kõik see on märk sellest, et kehas on põletikufoon. mis ta teeb? Lagundab kollageeni, aeglustab uuenemist, muudab naha õhemaks, õrnemaks, annab nahale sellise väsinud ilme, eks ju. et aga seda põletikku on võimalik väga kenasti kontrollida tegelikult, et siin taga on see raku ainevahetuse seisukohast nagu rasvhapete tasakaal, siin taga on C-vitamiin, mis neutraliseerib sellist oksüdatiivset stressi jällegi, erinevad nagu nii-öelda põletiku modulaatori koha pealt nagu jälle need postbiootikumid tulevad mängu, polüfenoolid, mis kaitsevad selle põletikulise protsesside eest nagu mõjuvad nii-öelda põletikuvastasena, et väga tugevad põletikuvastased nagu toimeained, näiteks on saialille ekstrakt ja beta-glükaanid, seda nii nagu soolestiku tasandil kui ka naha barjääri tasandil. ehk siis oluline on reaalselt põletikku nagu nii-öelda vähendada. nii. see vist on nüüd viimane süvitsi minemine. ma loodan, et sa oled veel minuga. selleks, et nendest mehhanismidest nagu võimalikult laia pilti saada, ma ei saa nagu sellest üle hüpata, et need toimeained tegelikult on olulised, sellepärast et nii nagu kui sa tahad ehitada midagi, ma ei tea, hakkad midagi ehitama, siis on oluline, et sul on kõik etapid nagu täidetud. kui sa hakkad vannitoas remonti tegema, siis noh, on oluline, et sinna enne seda värvi või plaati saab see hüdroisolatsioon sinna alla pandud ja et noh, mingites tehnilistes küsimustes on oluline, et mingid tehnilised elemendid saavad lahendatud ja no vananemise vastase nagu strateegiana on oluline, et kui me teame, mis tegelikult naha sees vananemist põhjustab, siis me peame selle pidurdamiseks neid mehhanisme minema nagu õlitama, on ju, nagu paika sättima, eks ju. Rakkudevaheline maatriks, ekstratsellulaar maatriks, see on üks olulisemaid aspekte tegelikult, mida on vaja hoida tegelikult. see on kui karkass naha jaoks, selleks, et nahk oleks täidlane, pehme, elastne, et oleks nagu sile, võimalikult vähe selliseid joonekesi asju naha peal. kui see hakkab nõrgenema, siis tegelikult märkad sina seda nagu lõtvusena, kurdude joontena, sellise tühjaks muutunud näona, ebatasase tekstuurina. et aga jällegi, see ei taastu ise, eks ju. on vaja erinevaid signaalmolekule, mis ütlevad fibroblastidele: hei, hakka tegutsema. seespidiselt tähendab see seda, et tegelikult keha vajab seda kollageeni tuge. ta vajab C-vitamiini ja vaske, mis on seotud just nimelt selle kollageeni nii-öelda kollageeni kui koe omavaheliste nagu selliste seoste jaoks, et need peptiidid, mis omavahel selle kollageeni moodustavad reaalselt, need saaksid omavahel sidemeid moodustada. see on selline biokeemiline protsess, kus väikestest molekulidest saavad nagu suured sidemed, et need nagu toimiksid ja peaksid. selle jaoks on vaja nagu abiaineid, ei piisa lihtsalt kollageenist. põletikuvastased ained, mis nagu toetavad nende sidemete püsimist, hüaluroonhape, mis täidab rakkude vahelise osa, mis hoiab nagu naha sellise pringina, eks ju. ehk siis meil on vaja nii signaale, et uuene, kui ka ehitusmaterjali, millest uueneda. Välispidiselt toetab seda naha sellist nagu struktuuri, võiks öelda, väga hästi skvalaan, mis on naha omane selline lipiid.
antioksüdandid, E-vitamiin. Nad kaitsevad selle lagunemise eest, siluvad, niisutavad, hoiavad niisutust seal sees. Polüfenoolid ja betaiin näiteks on selline natuke rasu siduv aine. Need aitavad ka niiskustasakaalu hoida, mis muudab naha jällegi visuaalselt siledamaks. Kui vaadata nagu naha pinna poole pealt, siis ma mõtlen nagu barjääri funktsioonist. Barjäärist tahaks ma kogu aeg rääkida nii nahabarjääri seisukohast kui ka soolestikubarjääri seisukohast. Aga no nahabarjääri, ütleme visuaalset poolt, see on nagu see koht, mida sa ise kõige rohkem tajud reaalselt. Ehk siis, et kui nahk on kuiv, nahk on ärritunud, nahk on punetav, tundlik, tuhm või lihtsalt kuidagi nagu väsinud, siis reaalselt on nagu, kuidas ma ütlen, nagu barjäär on nagu kaitsemüür. Kui see on nõrk, siis niiskus ei püsi. Toitained ei imendu lõpuni. Nahk reaalselt reageerib kõigele kergemini. See reaktiivsus omakorda juba võimendab põletikku ja kiiremat vananemist. Seespidiselt on meil nagu nahabarjääri seisukohalt hästi-hästi olulised B-grupi vitamiinid näiteks, sealhulgas biotiin, tsink, C-vitamiin, need aitavad taastada sellist lipiidide ja rakkude vahelist sidusust. Väljaspoolt, mis on oluline, on nagu nahaomaste lipiidide tasakaal, keramiidide tugi, skvalaan on ju, see on see iluseerumise ees, mis on nagu nii-öelda. Ehk siis skvalaan, miks ta on nagu eriline, on see, et ta reaalselt on peaaegu identne naha enda lipiididega. See tähendab seda, et nahk tunneb ära selle ja ta oskab seda nagu integreerida siia nii-öelda struktuuri niimoodi, et ta annab väga hea niisutuse toitva efekti. Beta-glükaan on põletikuvastane. Hüaluroonhappe niisutab, täidab naha ära. Ehk siis, aga oluline on see, et meil ei oleks lihtsalt ainult hüaluroonhappe. Sellepärast, et kui nahal näiteks ongi kuivust, sellist kiskuvustunnet, mis on sageli see 40+ teema, eriti talvisemal ajal, siis tegelikult, kui me niisutuse paneme sinna sisse näiteks hüaluroonhappe seerumina, siis meil on vaja siia ikkagi seda kreemi või sellist lipiidsemat poolt ka peale, et see püsiks seal sees. Ja see on nagu potile paneb kaane peale, et kõik vesi ära keemisega jauraks, on ju. Vot. Ehk siis, kui me saame selle barjäärikihi toimima, siis on nahk niisutatud, nahk on kaitstud. See on nagu see tunne, et kui nahk on kreemitatud või et ütleme, sul on nahal kreemitatud tunne ka siis, kui sa reaalselt ei ole kreemi pannud. Vot seda tunnet ma tahaks saada. Seda tunnet ma tahan nagu naha hoolduse seisukohast nagu saavutada. Kui nahk on väga pikalt olnud kuiv, siis selle saavutamise jaoks on vaja strateegiat, mis läheb naha hooldusega ja mis toidab seda lipiidide tasakaalu naha seest. See on see soolestiku tervis, sellepärast et soolestiku tervise kaudu tulevad naha omased lipiidid, mida soolestiku mikroobid toodavad ja mis täidavad naha seest lipiididega. Ehk kreemitavad seest poolt. Okei, ma loodan, et see on loogiline sulle. Ehk siis, kui see rakkudevaheline maatriks on tugev ja barjäär on tugev, siis reaalselt on nahk visuaalselt nagu tundub noorem ja värskem ja silenev, eks ju. Ehk siis ma jõuan uuesti justkui tagasi nagu selle intro juurde, et mis kontekstis ma mainisin sulle neid toimeaineid, et sul tekiks nagu loogiline pilt ette, et see ei ole nagu justkui mõnes mõttes nagu kuiv teooria, et oi, et see on nagu oluline see ja mis seal toimub, vaid see kuidagi nagu läheks nagu paika koos toimeainetega, et miks mingitesse toodetesse on mingid toimeained pandud, mis mehhanisme nad tegelikult vananemise seisukohast mõjutavad. Ehk siis ma toon sulle nagu justkui see kuiv teooria natukene, sorry, ma pean seda teooriat natukene kandma. Ma toon selle kuiva teooria sulle nüüd korraks nagu nende toimeainete mehhanismidega nagu tootepõhiseks kokku, et sa saaksid aru. Kollagen puust, millest ma sulle täna räägin, see toidab nahka seest poolt, eks ju. Ehk siis annab nahale nii-öelda peptiidid, mis annavad naharakkudele, fibroblastidele signaali toota uut kollageni. Ta annab C-vitamiini ja vaske, mis tegelikult on siis kollageeni nagu nende siduste jaoks. Ta annab hüaluroonhapet, mis on sügav niisutus. Et üks hüaluroonhappe nagu molekul on võimalik endaga siduma 1000 korda vett. Kui sa näiteks seda kollagen boost'i võtad, siis minu kohustus sulle on juua 2 liitrit vett päevas vähemalt. Kui sa oled dehüdreeritud, hüaluroonhappe ei tee su kehas mitte midagi, sest tal ei ole vett, mida siduda.
tema mehhanism on vee sidumine, aga see vesi peab kehas olemas olema, eks ju, okei okay?? Kollagen boost'i sees on prebiootikumid ja postbiootikumid, et põletikku rahustada soolestiku kaudu. Seal sees on aminohapped, mis on kollageni ehitusmaterjalid nagu telliskivid. Seal sees on antioksüdandid, mis kaitsevad neid DNA-d ja rakke nii-öelda kahjustuste eest. Ehk siis, kui me toetame niipidi nagu seespoolt, siis seesama genoom muutub stabiilsemaks, rakkude nagu omavaheline kommunikatsioon, signaalid muutuvad nagu selgemaks, tüvirakkude tegutsemine toimib paremini, põletik väheneb, see raku nii-öelda maatriks, see tugivõrgustik, see hakkab tugevnema ja nahk saab väga konkreetse sõnumi, tooda rohkem, paranda kiiremini, käitu nooremana, on ju. Ja teistpidi see nagu väljaspoolt nagu sissepoole nagu lähenemise koha pealt, see töötab nagu vastupidises suunas siis ehk siis ta kaitseb ja taastab väljaspoolt selle, mida see sisemine tugi ehitab, uuendab, toodab. Ehk siis see sisaldab tegelikult peptiide. Oota, mis mõttes? Mõlemas on peptiidid sees, pane tähele seda. Ühes on kollageeni peptiidid sees, mis on konkreetselt algaine selleks, et kollageeni toota. Kollagen boost'is, okei okay?? Nahahoolduses on peptiidid sees, et naha poolt anda tugevaid signaale. Uuene. Pluss on see põletikuvastane tugi, mis annab nendele signaalidele võimaluse kohale jõuda. Eks? Seespidise poole pealt on rahustavad antioksüdandid sees. See saialill, betaiin, kaeraekstraktid. Ehk siis see iluseerum sobib suurepäraselt tundlikule õrnale nahale, kuivale nahale. Ma räägin sellest, kellele see väga hästi sobib lähemalt ka veel. Lipiidid, on ju, ta sisaldab seda skvalaani, mis on hästi nahaomane, mis taastab sellist niisutustunnet, on ju, paneb kaanel peale, et see niisutus püsiks siin sees. Keramiidid, jällegi keramiidid on lipiidid, nahaomased lipiidid, erinevaid taimeekstrakte, mis siis tugevdavad naha seda kaitsekihti, pluss hüaluroonhapet. Pane tähele jällegi, me anname hüaluroonhapet kollagen boost'iga seest kaudu ja me anname seda hüaluroonhapet ka naha pealt. Väga palju on sarnast toimemehhanismi, millega me anname siit ja see kokku annab nii palju tugevama selle efekti, okei okay?? Ma vehin palju, on ju. Tulen kogu aeg, tahaks nagu, ma olen nagu dirigent natukene, eks ju. Ehk siis läbi selle tegelikult reaalselt see kuiv ja tundlik nahk saab rahuneda. Niisutus püsib naha sees kauem. Naha pind muutub siledamaks ja ühtlasemaks. Et selline väsinud välimus on pigem siis nagu muutub nagu natuke värskemaks ja lastsemaks. Aga miks siis üks ilma teiseta reaalselt ei tööta? Kui see seespidine tugi kollagen boost annab nahale signaali uuenemiseks, aga reaalselt see pindmine pool, see signaali nii-öelda, see barjääri kaitsevõime on nõrk, siis reaalselt ma võin siitpoolt nahale püüda niisutust anda, see kaob ära, see aurab ära. Mis on otseses mõttes? Transepidermaalne vee kadu ehk siis nahapinna kaudu vee kadu, see lihtsalt läheb minema. Nii, ehk siis meil on vaja panna siit naha hooldusega ka justkui nii-öelda anda see kaitstuse, niisutuse, sileduse, see efekt nagu nii-öelda siit pinna pealt ka. Eks ju? Ehk siis see on nagu täiuslik ökosüsteem. Seestpoolt tugevam, elastsem, nooruslikum struktuur, kollageni tootmine, elastini tootmine, hüalurooni boostimine ja väljaspoolt seesama tugi. Eks ju? Siis nad lähevad nagu kokku. Ehk siis, kui ma räägin sellest kollagen boost'ist sulle natukene nii-öelda seespoolt, nii-öelda see seespoolt tugitoode, siis see lihtsalt ei ole reaalselt ainult kollagen, ma ütlen ausalt. Ma olen minu põhjalikust ilmselt kui sa oled mu koolitustel vanem juba osalenud, sa ilmselt tead, kui palju ma suudan nagu detailidesse minna. Ma olen Eestis kõik kättesaadavad kollagenid enda jaoks läbi analüüsinud ja ma ütlen ausalt, et nii nagu pro-kollageni ehk kollageni tootmist toetavate nagu toimeainete tihedusega erinevate nurkade alt, kõik need kofaktorid, mida kollageni tootmise jaoks on vaja. Teist sellist toodet ei ole, kus on nii palju neid kofaktoreid sees. Ehk siis see on justkui naha sügava taastamise komplekssüsteem, mis toetab täpselt neid mehhanisme, millele nagu need anti-aging'u fookusega, millele me oleme siin täna nagu keskendunud. Ehk siis siin on 8 grammi reaalset merekollageeni. See on päriselt terapeutiline kogus. Tegelikult siin lisaks on veel eraldi sees glütsiini, mida kollageni tootmiseks on ekstra veel vaja. Et siin on tegelikult peaaegu 10 grammi on siin kollageni nagu peptiide sees.
Need esimene ja kolmas tüüp kollageni on tegelikult just need tüübid, mis aitavad seda naha sisemist võrgustikku nagu moodustada. Peptiidid ise annavad naharakkudele väga selge signaali selle kollageni tootmise jaoks. Hüaluroonhape on naha sisemine niisutushoidja. 120 milligrammi on väga suur kogus. Korruta see nüüd 1000-ga ja siis sa saad teada, kui palju vett on see võimeline sinu kehas siduma. Milligrammides loomulikult saad sa selle koguse. Võta pärast siis jaga 1000-ga läbi, siis saad nagu grammides, kui palju vett on see võimeline sinu kehasse juurde siduma, mis tähendab seda, et ta tõstab tohutul määral niiskustasakaalu keha sees. Enamus hüaluroonhappest, mis meie kehas on, asub naha sees. Enamus. Ehk siis hüaluroonhapet boostides, mida on kõige rohkem nahas, boostid sa naha niisutust. Okei? See pehmendab sinu jooni seestpoolt, see on nagu triikraud, mis triigib naha altpoolt, nagu sügavuse poolt triigib naha siledaks. Eks ju? Suurendab naha elastust, annab nagu sellist plumping efekti. See on üks kiiremaid sellise muutusi, mida tegelikult sa märkad sellega. Siin sees on pre- ja postbiootikumid, soolestiku mikrobiomi tugi, ülitugev. Ma olen teinud viimasel kuul päris palju soolestiku terviseanalüüse ja soolestiku põletik on päris massiivne probleem. Ma sellel teemal tulen lähiajal väga põhjalikult veel rääkima. Ma näen väga palju soolestiku tasandil põletikku, ehk siis see siin on nagu soolestiku põletiku vastane tugi. Need võtavad keha sees sellist kroonilist põletikku alla, mis on vananemise kiirendaja, on inflammaging. Toetavad hormonaalset tasakaalu naistel. Nad rahustavad nahka nii-öelda, aitavad toitaineid paremini kasutada, eks ju. Ehk siis väga-väga toetav. Prebiootikumid on need ained, millest mikroobid toodavad põletikuvastaseid aineid nahale. Prebiootikumid on need ained, millest mikroobid toodavad naha jaoks lühikese ahelaga rasvhappeid, naha seest niisutajaid. Okay? C-vitamiin Acerola kirsist, see on kollageni sünteesi jaoks hädavajalik. Ilma C-vitamiinita ei ole võimalik kollageni ehitada, isegi kui peptiidid on olemas. Eks ju? Acerola ise on täiesti looduslik, ta annab juurde seda antioksüdantset kaitset, ehk siis ta vähendab DNA kahjustusi ja niipidi kaitseb seda kollageni lagunemise eest. Mustika ekstrakt jällegi sisaldab neid polüfenoolseid antioksüdante, see on jälle üks tugevamaid looduslikke antioksüdante. Kaitseb vabade radikaalide, UV-kahjustuste eest, kaitseb selle naha tugimaatriksi lagunemise eest, eks ju. Toetab tüvirakkusid, et nad ei väsiks uuenemast. Keramiidid, riisikliigi keramiidid, need on naha seest poolt nagu toitjad, et see niisutus püsiks naha sees. Kui neid on liiga vähe, siis nahk kuivab kiiresti, nahk on tundlik kergesti. Ehk need seespidised keramiidid, nad reaalselt parandavad naha niiskustaset, tugevdavad kaitsebarjääri ja vähendavad seda niiskuskadu, et sul püsiks kreemitatud tunne kauem. Okei? Eriti hea abiline selline kuiva ja kiiresti ärrituva naha korral. Kui me vaatame erinevaid mikroelemente, biootiini, tsinki, vaske, magneesiumid, need on kõik need, mida tegelikult on vaja selle nii-öelda kollageni tootmise jaoks. Need on abiained. Ehk siis vaataks korraks nagu, ütleme siis sellist nagu mehhanismide kaupa veel, mis keha sees toimub nagu niiviisi. Peamiselt on nagu see tugimehhanism on nagu 4 sellise etapiline. Ehk siis esimene samm on selline imendumine ja transport nagu toitainete kohale jõudmine. Ehk siis kollagenipeptiidid ise on hüdrolüüsitud, ehk siis lõhutud nii peenikesteks osadeks, mida keha suudab kergesti omastada. Need liiguvad vereringe kaudu otse nii-öelda termisesse, sinna, kus asuvad fibroblastid ja naha ehitusmeistrid. Fibroblastid oma nii-öelda kollageni tootmises kasutavad need peptiidid ära nende kollageni ahelate loomise jaoks. Eks ju, see on see koht, kuhu kreemid ei jõua. Seespidised peptiidid jõuavad. Teine etapp on selline fibroblastide aktiveerimine. Ehk siis, kui peptiidid jõuavad verre, saavad fibroblastid kohe nagu sõnumi, et hakka tegutsema, eks ju. See ei ole nagu kunstlik selline stimulatsioon. See on tegelikult naha loomulik mehhanism, mida me nagu ergutame ellu, eks ju. Ehk siis see on see koht, kus nagu nahk hakkab paremaks muutuma. Järgmine etapp on see rakuvälise sellise naha tugimaatriksi taastamine. See, mis hoiab seda võrku nii-öelda pinguldusvõrku, eks ju. Ehk siis fibroblastid, naha sees olevad rakud, mis vastutavad selle kollageni tootmisest, nemad kasutavad neid peptiide, siis aminohappeid, C-vitamiini, magneesiumit, mangaani, B6 vitamiini ja nii edasi, abiaineid, neid kofaktoreid
tegelikult nende kollageeni kiudude sünteesiks. kui midagi on puudu, siis tootmisliin ootab, seisab, sest ta ei saa teha, midagi on puudu, see on nagu täiuslik nagu selline vabrik ja kui seal midagi on vähe, siis on keeruline, eks ju. et miks on see sünergiline hästi erinevate toitainete pakkumine nagu hästi-hästi oluline. Antioksüdandid, mikroelemendid, need postbiootikumid, need on põletikuvastased, nad kaitsevad naharakke. ehk siis see tähendab seda reaalselt, mida see kaitse tähendab, see tähendab seda, et juba loodud kollageen ei lagune nii kiiresti ja nahk püsib kauem värskena. ehk siis kui need kõik asjad nagu kokku panna niimoodi 1 ja 2 ja 3 ja 4, et see on see, millest tuleb nagu selline sügavam efekt reaalselt. Kui ma vaatan selle nii-öelda iluseerumi poole, siis naha väljaspoolne pool, eesmärk on nahka kaitsta, niiskust lukustada ja hoida seda tugevana seda nii-öelda seda rakkude vaheainet, nii-öelda seda maatriksit, eks ju. ehk siis see seerum on reaalselt loodud niimoodi, et ta on mõeldud kasutatud nagu 24 tunni seerumine. ta on selline kreemia konsistentsiga. kui su näonahk on pigem nagu kombineeritud rasusem, sa võib-olla isegi ei taha sinna kreemi peale panna. kui nahk on kuivam, siis pigem soovitan panna sinna kreemi peale. Alustame kaitsest, vaatame seda kaitse poolt, on ju. Kaitse on nahale ülioluline, sellepärast et kui me ei kaitse naha pinda, laguneb nagu sisuliselt kõik uus, mida me sügavamates kihtides oleme püüdnud ehitada, eks ju. Boostime seestpoolt. kõik see, mis tuleb, et see püsiks, see on eesmärk, eks ju. Antioksüdandid on siis need, mis blokeerivad sellise vananemise võib-olla kõige kriitilisemaid etappe. Seda UV-kahjustust, mis tuleb vabade radikaalide kahjustust, oksüdatiivset stressi eest. Skvalaan ise kaitseb naha sees lipiide, ehk siis ta hoiab naha pehmena ja vastupidavana. E-vitamiin on samamoodi rasvlahustuv, eks ju. See on ka tugev antioksüdant, mis jälle neutraliseerib selliseid väliskeskkonna kahjusid. Oliivipolüfenoolid, need tugevdavad fotokaitset. Oliivipolüfenoolid vähendavad nahas kollageeni lagundavate ensüümide aktiivsust. Kõlab võib-olla keeruliselt, aga rohkem paremat kollageeni, ehk siis ta ei lase kollagenil ära laguneda ehk nahal kurtsuliseks minna. Siis beta-glükaan on põletikuvastane, aitab nagu rahustada. Teine pool on see paranduse pool siis nüüd on ju. Ehk siis küsimus on selles, et ühelt poolt me kaitseme, et kahjustusi ei tule ja teine pool, kui seal kahjustusi on, me püüame neid nagu ära putitada natukene, on ju. Siin on nagu vasepeptiidid ja beta-glükaanid on need, mis aitavad toota uut kollageeni ja tugevdada seda nahasisest maatriksit. Heptapeptiid 15 on siin selline, see on väga-väga täpne selline peenteaduse signaalpeptiid, mis aktiveerib fibroblaste otse ja see aitab nagu naha tekstuuril kiiremini muutuda. Ehk siis kui kollageen boost nii-öelda toetab nahka sügavamates kihtides, siis seerum on see, mis täidab lüngad nagu pinna peal ja parandab visuaalse kvaliteedi tegelikult paremini, kiiremini nähtavaks. Kolmas aspekt reaalselt on niisutus ja mitte selline pindmine niisutus, vaid niisutus nagu sügav niisutus seest, on ju. Ehk siis hüaluroonhappe nii naha seest, mis tuli kollagen boostiga kui ka siit väljaspoolt, see seob vee naha sisse, nagu tekitab sellise, kui enne nahk on kuiv ja õhuke, siis ta nagu pumpab selle nagu täis, see on nagu selline õhkmadrats on ju, mille sa pumpad nagu, kui see vesi, hüaluroon läheb sinna sisse, siis ta seob ennast veega ja ta nagu tõuseb niimoodi nagu täidetud, puhutud madras, et kui nahk muidu on nii, siis ta täidab ta nii. Et ta tekitab sellist nagu tugevamat, nagu mõnusamat tunnet. Nii, ehk siis see niisutus ei ole lihtsalt mingisugune selline mugavustunne, see on tegelikult üks sellise naha nooruslikkuse indikaatoreid, eks. Ja põhimõtteliselt kõik see, mida nagu seestpoolt käivitame, kui me seda nagu väljaspoolt toetame, no küsimus on sünergias, on ju. Et oleks nagu see päris tõeline selline sünergia. Ehk siis reaalselt absoluutselt ükskõik millises seisus sinu nahk täna on, siis mina arvan seda, et väga hästi on näha, et seda naha elastsust, naha sellist niisutatust, naha sellist heaolutunnet on võimalik saada päriselt paremaks. Kindlasti vähemalt mina paluks nagu aega anda. Ehk siis puhtalt seerumi kasutamisega, seesama iluseerumi kasutamisega tegelikult 60 päevaga. Mina räägin väga palju ka naha uuenemise seisukohast sellest 2-kuulisest tsüklist. Ja selle juures, nagu ütleme, selline kuni 20% naha elastsuse paranemine on täiesti reaalne. 67% nendest, kes on seda nagu nii-öelda justkui nagu proovinud, on olnud rahulolevam, et on nagu paranenud see muutus, on nagu parem.
Mis on nagu huvitav minu meelest on see, et nahaelastsuse paranemine sisuliselt 2 korda, mitte ainult nagu ütleme, kui seerumiga sa saavutad nagu mingi taseme, siis kui me liidame siia juurde veel sellise põletikuvastase lipiidide toe, nagu seda balance oil teeb, on ju, see tasakaaluli, siis tegelikult paraneb nahaelastus põhimõtteliselt 2 korda. No 36% midagi nagu kolmandiku võrra nagu mõnusamalt niisutatum nahk. See on väga suur vahe naha kvaliteedi seisukohast. See on umbes see, et kui sul muidu kreemitad naha ära ja sul on nagu 2 tunni pärast on tunne, et nahk on juba tuhkuiv, siis see tähendaks nagu seda, et oi, et aga see tunne nagu püsib nüüd hoopis kauem, et sul nahal on mõnus olla, eks ju. Tahan sulle natuke rääkida eraldi nendest vasepeptiididest. Ja mõnes mõttes justkui nagu naha uuendamise võtmena. See on päris nagu põnev toimeaine, tahaks nagu öelda. Ja natukene nagu naha uuenemise võti. Ehk siis, kui sa oled nagu mõnes mõttes mõelnud, et miks mõned tooted nagu toimivad nii hästi ja teised võib-olla siis mitte, siis vahest on sellistes peenetes toimeainetes küsimus. Ehk siis vasepeptiidid on tegelikult ühed sellised nagu vähestest sellistest toimeainetest, mis reaalselt mõjutavad naha sügavamaid struktuure ilma nahka ärritamata. Mis teeb eriti oluliseks selle minu meelest just tundliku naha kontekstis. Ja nahk kipub muutuma tundlikuks just nagu 40+, 50+, 60+ niimoodi. Mida aastad edasi, seda nagu tundlikumaks ta muutub. Ehk siis kõigepealt nagu kui me vaatame kollageeni sünteesi, siis vasepeptiidid jällegi, nad on hästi tugeva signaali sellise indikaatoriga. Mis see tähendab? See tähendab seda, et nahk uueneb kiiremini. Ta aktiveerib naha uuenemise, mis muidu on võib-olla natukene uinunud, nagu natuke aeglustunud. Nahk hakkab tunduma tänu sellele visuaalselt noorem, pinguldun. Teine pool on jälle selline ensüümide pärssimine, ehk siis toetab naha uuenemist ja teistpidi pidurdab lagunemist. Sealt tuleb nagu topeltefekt, eks ju, et üks asi ongi see, et meid väljaspoolt kogu aeg miski nagu ärritab nahka selle mõttega, et nahk hakkab kiiremini lagunema või naha nii-öelda see uuenemine aeglustub. Vot seda ta pidurdab ära. Ehk siis vasepeptiidid aitavad sellist kollageeni lagundavate ensüümide aktiivsust rahustada, ehk siis nad ei loo mitte ainult uut kollageeni rohkem, vaid kaitsevad ka olemasolevat. See on kriitiline tegelikult nagu aru saada, ma loodan, et see loogika nagu, et ma seletan nagu võimalikult nagu loogiliselt seda, ma loodan, et see on nagu loogiline. Ja kolmas efekt, mida nende vasepeptiididega tegelikult nagu nähakse, naha kaits nagu struktuuri mõttes on see, et kui vähemalt 12 nädalat kasutada, siis reaalselt see muudab naha nagu tugevamaks, paksemaks. Paksem nahk siin kontekstis tähendab tervemat nahka. See on ka täiesti loogiline minu meelest, et kui ta ühelt poolt toetab naha sisse rohkem kollageeni kudede tekkimist, nagu sidemete tekkimist, teiselt poolt vana ei lagune ära, no see on täiesti loogiline, et nahk nagu taastub ja muutub nagu tervemaks. Ehk siis see on see efekt, et need vasepeptiidid ja nende nagu toime annab nahale nagu sellise noorusliku see võimenduse, eks ju. Ja mis on nagu huvitav, on see, et kui väga palju kasutatakse naha uuendamiseks retinooli baasil, retinoidi ja nii edasi, siis vasepeptiidid tegelikult on uuringutes näidanud isegi paremaid naha uuenemise tulemusi kui retinool siis nii-öelda justkui ilma ärrituseta. Sest retinooli baasil toodete puhul nagu räägitakse palju sellest, oi, et ära väga kiiresti hakka kasutama ja võib tundlikkust ja punetust ja ketendust isegi ja mingeid ärritusfoone tekitada, siis vasepeptiidid seda ei tee. Aga nahale stimulatsiooni nad annavad ikka ja annavad mõnuga, eks ju. Ehk siis siin on nagu selline eelise koht, et kui on tundlikum nahk juba, on juba natuke küpsemas eas nahk, siis tegelikult kui see enam võib-olla tugevamaid selliseid aktivaatoreid ei talu, siis see vasepeptiidiga kompleks võib olla väga hea mõju, noh, nii-öelda nagu mõjuga. Ehk siis, kui ma räägin sulle täna natukene nii-öelda võib-olla seestpoolt väljapoole, sissepoole, sellist natuke nagu pendeldan selle vananemisvastase strateegiaga, siis ma tahan sulle rääkida võib-olla siis nagu seda laia konteksti veel võib-olla sellise sünergilise mõju koha pealt, ehk siis vahest, kui sa paned nagu ühe toote, kasutad ühte toodet ja kasutad teist toodet, siis see efekt ei ole lihtsalt see, et oi, mul on nagu 2 toote efekt, vaid nende nagu toimesünergia toetab hästi tugevalt üksteist.
ja see annab nagu palju-palju tugevama efekti. Ja nahk on süsteem, ehk siis kui me toetame teda nii-öelda justkui sellise sünergilise mitme suunaga korraga, siis tulemused ei ole lihtsalt natuke paremad, vaid nad reaalselt on kordades paremad. Ehk siis üksteist toetades saab paremad tulemused. Sisemisi mehhanisme toetades, välimisi mehhanisme toetades, lagunemist pidurdades ja uue kollageni tootmist nagu toetades. Eks ju? Ma selgitan natuke võib-olla sulle korraks veel lahti, nagu just võib-olla isegi mõnes mõttes natuke kokkuvõtvalt, et miks see nii on ju. Esimene see signaal on, et toitained ja nahauuenduse sellised kommunikatsioon. Kollagen puust annab keha seest kehale ehitusmaterjale, peptiidid, aminohapped, vitamiinid, mikroelemendid. Iluseerum ise annab samal ajal siit naha pinna pealt juba signaali, hakka uut kollageni tootma, samal ajal kui see kollagen puust on nagu käruga niimoodi toonud selle palun nagu kandikul nagu need toimeained sinna koha peale. Et ei jääks see liinitöö, kus need fibroblastid neid nii-öelda kollageni kiudusid punuvad, et see töö pooleli ei jääks, kõik oleks olemas, mida kohe vaja on. Ehk siis üks annab materjali, teine annab juhised. Kui need kaks kokku saavad, nahk paraneb, nahk taastub, nahk ehitub ülesse. Teiseks tuleb selline topeltniisutus ja barjääritugi, on ju. Hüaluroonhape ja need keramiidid. Hüaluroon on niisutus, keramiidid on nagu niisutust kaitsev lipiidid. Need tõstavad siis nii-öelda nii seestpoolt naha veesisaldust, parandavad naha barjääri kvaliteeti, eriti kui sul on see kuivuse sellise fooniga nagu naha õhususega on nagu teema. Väljaspoolt sama toimeained, seerum, hüaluroonhappe, lipiidid, rahustavad ekstraktid. Sa saad aru, kuidas see barjääri nagu ehituse tugi hakkab siit ennast nagu, kuidas öelda, nagu ülesse looma. Ehk siis sa saad siit sellise stabiilse niiskustaseme, see tähendab rohkem täidust, vähem jooni, paremat vastupanuvõimet nagu tundlikkuse suhtes. Nahk ei ärritu nii kergesti. Kolmast pool on siin selline mikrobiomi tasakaal. See on midagi, mida nagu tegelikult enamus süsteeme praktiliselt nagu nahahoolduse kontekstis ei puudutagi või puudutakse nagu napilt. Ehk siis prebiootikumid ja need postbiootikumid, mis on põletiku vastased, need rahustavad ja toetavad sellist soolestiku nahadel ja omavahelist suhtlemist, kommunikatsiooni. Kaeraekstrakt, betaiin, need siin nagu toetavad sellist naha mikrofloorat võib-olla väljaspoolt iluseerumi kaudu. Ehk siis see terve mikrobioon tähendab sisuliselt sinu enda kontekstist tegelikult vähem ärritust, vähem punetust, vähem vananemise kiirenemist ehk selline tugevam kaitsefunktsioon. Seestpoolt teeme seda antioksüdantidega, mikroelementidega, E-vitamiinid, beta-glükaan. See kaitseb nagu nähtamatu kilbina vabade radikaalide vastu, mis on reaalselt üks nagu peamisi põhjuseid, miks see nahk kiiremini vananeb. Ja kui me paneme kõik need 4 aspekti kokku, nagu niiviisi, siis põhimõtteliselt saab nahk töötada nii, nagu ta on loodud töötama. Et tulemused on selle võrra stabiilsemad ja nähtavamad, eks ju. Et mida siis oodata? Et nüüd, kui me oleme sellised sügavalt mehhanismid, mis vananemist reaalselt puudutavad läbi käinud ja sa mõistad võib-olla natukene nagu laiema pildina, et kuidas see kollageen ja iluseerum ja kuidas nagu erinevad toimeained kõik koos töötavad. Tahan ma näidata võib-olla siis sellist nagu pilti, et milliseid muutusi on nagu päriselt nahas nagu oodata, kui minna nagu nii väljaspoolt kui ka seestpoolt seda nahka toetama, eks ju. Ehk siis need ei ole võib-olla nii väga ainult sellised visuaalsed detailid, need on tegelikult nagu päris ehedad emotsioonid, et mida nagu kirjeldatakse, kui nahk hakkab nagu käituma natuke nooruslikumalt, nii nagu ta seda 10 aastat tagasi tegi, eks ju. Et kõige nagu esimene asi on parem niisutus. Nahk tundub vähem kiskuvam, vähem ketendavam. Et selline kreemitatud tunne püsib, nagu mõnusalt kreemitatud tunne püsib naha sees kauem ja kuivustunnet vähem. Mis kõige olulisem on see, et tegelikult see naha sees, ehk siis selles sügavamas nahakihis termises, reaalselt selle kollageeni kiudude tihedus, mis naha struktuuri nagu hoiab, see hakkab tihenema tegelikult siin ütleme juba 3, 4, 8 nädalaga. Ehk siis naha struktuur muutub tugevamaks. Teine muutus on suurem sära. Selline tänu nendele antioksüdantidele, mis nagu pinna pealt ka nagu saavad nagu nii-öelda nahale antud, see tegelikult ühtlustab nahatooni. Ta annab sellist värsket, puhanud, natuke tervislikku sellist jumet. Beta-karoteen ise naha pinna pealt tegelikult aitab nahatooni ühtlustada, annab nagu sellise mõnusa kuma efekti, ütleme siis niiviisi.
ja see ei ole nagu selline meigitud efekt, see on nagu justkui selline särava ja klaarinaha efekt. Tänu sellele paranenud niisutustundele tegelikult silenevad peenikesed jooned. See oli see seestpoolt nagu naha triikimise efekt, eks ju, et triigime nagu seestpoolt nahad ära, naha nagu siledamaks, sellepärast et see niisutuse tase tõuseb naha sees. Et nagu toetab nahka nagu ülespoole tagasi. Peptiidid aktiveerivad veel seda naha silumise tunnet, muudavad tekstuuri siledamaks, ehk siis see on nagu selline struktuurse nahasisese muutuse efekt, ütleme nii. Ja kui nahk on põletikust rahulikum, tasakaalustunud, barjäär on tugevam, näeme me reaalselt ka seda punetuse selget taandumist. Ehk siis saialille ekstraktid, kaera ekstraktid, need on nagu rahustava toimega. Ehk ma tunnen ise, et see on nagu reaalselt tundliku naha fookusega on see nagu väga hea lähenemine, eks ju. Kellele sobib? See on nagu selline standardküsimus, et huvitav, kas see mulle ka läheb, et ma tahaks nagu laia nagu fooniga tahaks nagu öelda, et jah, sobib, aga vanuse poolelt see kombo pigem on selline 30+ kombo alates 20-ndates nagu ei näe nagu sellele täna hetkel isiklikult sellist nagu soovituse fooni ei annaks. Ja 30-ndates on fookus tegelikult siis reaalselt ikkagi ennetamine, on ju. Esimesed märgid võivad nagu mingisugustest kortsukeste muutustest olla, sõltuvad sellest, mis olukorras või seisukorras naha tervise mõttes on. Üldiselt toimub nagu kehasisene süsteem veel nagu suurepäraselt. 40-ndates liigud nagu sinna perimenopausi poole. Siin tegelikult hakkavad vaikselt mingisugused hormonaalsed muutused ka naha tervist mõjutama, eks ju, nii nagu me alguses rääkisime. Et östrogeeni languse muutus või selle dünaamika languse muutus tegelikult mõjutab kollageeni tootmist, niisutust, rasu tootmist, barjääri tugevust, naha tundlikkust. Ehk siis siin selline süsteemne lähenemine annab nagu mõjusama töö reaalselt. Et see on tegelikult ka vanusegrupp, ütleme siin 40, ka 50, kus tegelikult sa näed nagu kõige kiiremini võib-olla selliseid tunnetavat muutust enda jaoks. 50+ pärast menopausi aeg ka. Siin on fookust rohkem sellisest taastavalt stabiliseerival toel. Siin kindlasti ainult iluseerumist nagu ei piisa. Iluseerumi peale peaks kindlasti käima ka nagu natukene toitvam kreem veel. Ehk siis ta oleks nagu seerum, olekski nagu seerumina. Siin 30-ndates, 40-ndates, eriti kui nahk on natuke kombineeritum, võib-olla rasusemna, siis see kreem ja iluseerum on tegelikult ka võib-olla ka kreemi asemel nagu kasutuses nii-öelda. Erinevate nahatüüpide seisukohast. Kuiva naha fookusega sobib hästi, aga tahab natukene lisaniisutust peale. Tundliku naha seisukohast on iluseerum on lõhnatu, parabeeni vaba ja siin on päris palju rahustavaid toimeaineid sees, mis tegelikult nagu aitavad seda naha tugevust nagu üles ehitada. Kombineeritud nahale, ka siis, kui on mõned üksikud nahatäpikesed, sobib ilusti, ei ole probleem. Päris akne nahale ma seda võib-olla esimese hooga ei soovita, et seal võib-olla tuleks nagu vaadata natukene seda rasunäärmete töö regulatsiooni, võib-olla natukene spetsiifilisemalt. Ehk siis, kui sul on nagu päriselt ikkagi akne nahk, siis ma tegelikult soovitaksin sul kasutada võimalust panna see 15 mintsa veebikonsultatsioon ja seal läbi kombineerida, et kui seerumit kasutada, mis see sinna alla võib-olla peaks veel olema, miski, mis natuke reguleerib seda rasueritust ka, võtab võib-olla veel tugevamalt seda rasunäärmete tööd nagu reguleerib, mis akne taga ka on. Foton vananev nahk, super. Kui on pigmendilaikusid, kui on sellist nahatooni ühtlustamise küsimusi, siis see on nagu super. Et see väga hästi toetab. Collagen Boosti kasutamise seisukohast, siis ta tuleb karbikesega, kus on 10 tükki sees, need on sellised pisikesed tuutukesed, võiks nii öelda. Üks see tuutukene maitseb nagu väike kirsismuuti, ta on imehea maitsega ja üks see tuutu tuleks korraga ära juua ja 10 päeva järjest jood ära. See boostib keha sees sul ilusti nii-öelda need kollageni varud ülesse ja seerum siit pealt poolt siis hoiab kauemalt seda kõike töös, eks ju, seda naha uuenemist nagu töös hoida. Seerum ise hommikul õhtul kasutades kestab kuskil 1,5 kuud. Ehk siis see on selline, ütleme, 40, 45 kuni 50 päeva selline nagu kuur, millest meil siin jutt käib. Väga hästi sobib see kollagen ja skin seerum kasutada balance oiliga. Nagu ma ütlesin, see tegelikult võimendab seda naha elastsuse paranemise tulemusi nagu väga hästi. Et samamoodi iluvitamiinid, väga toetav, kui see juba on sul olemas nagu niiviisi. Just miks
antioksüdantide tugi, toitainete tugi veel tugevam. Kuidas iluseerumit kasutada? Räägime kasutamisega natukene võib-olla lahti. Nahahoolduse A ja O reaalselt on ikkagi näo puhastamine. Et mitsellaarveega kasutamisest jääb väheks, mina soovitan ikkagi nägu hommikul õhtul pesta nii-öelda ja loputada puhtaks. Niiskele nahale kanna seerumit 2-3 pumbatäint, nii näole, nii kaelale, nii hommikul kui ka õhtul. Ehk siis see, et ta on nagu 24 tunni toimega, see ei tähenda, et sa kasutad ainult korra päevas, vaid see tähendab, et sa kasutad hommikul ja õhtul ja ta annab nagu, võimendab seda efekti siis nagu üksteise peale, eks ju. Nii. Kui sa tunned, et sa tahad panna lisaks kreemi, siis oota paar minutit, enne kui sa juurde paned. Seda iluseerumit ja retinooli, sellist happelist toodet korraga ei kasuta, siis kasutad neid erineval ajal. Sa kasutad kas seda seerumit või sa kasutad nagu happelist toodet. Et nad ei taha samal ajal kasutamist. Et retinool ja need peptiidid just hetkel ei taha kokku minna. Ehk siis on variant kasutada ka iluseerumit hommikul retinooli õhtul näiteks. Ja päeval kindlasti kasuta eraldi ikkagi SPF-i. Mina soovitan puuderversioone. Kui sa soovid minu soovitust, siis peale seerumi seda järelvaatamisse ma saadan kindlasti nagu selle soovitusega. Ehk siis kui mõtelda sellist, kuidas seda sa nagu oma rutiini tuua sisse sellise anti-aging fookusega, siis väga lihtne on ju hommikul alusta päeva nii-öelda tühja veega või selle klaasitäie veega, siis joo seda nii-öelda kollagen boost'i, seejärel iluseerum, SPF. Kui tunned, et kehasisest tuge tahad tugevamat, siis Balance Oil ja Extend on nagu nii-öelda boostivad veelgi seda tulemust. Õhtul eemalda meik, pese nahk on ju, iluseerum näole, lisa vajadusel soovi korra, kus tahad tugevamat niisutust, öökreem samamoodi ja vaata, et sa magad piisavalt, eks ju. Ehk siis me mõtleme selle peale, et tahaks nagu sellist sünergia efekti saada, siis on oluline katta need nii-öelda nii sisemised kui ka välimised sellised naha vananemise ja naha muutumise nagu aspektid. Reaalselt sul ei ole vaja 10 erinevaid tooteid, mis tegelevad igaüks nagu iga killuga. Ehk siis ma olen tegelikult selle komplekti mõttes pannud sulle, kuidas öelda, siin on tõesti väga-väga teaduspõhiselt tugevad toimeained sees, mis naha bioloogiliste vananemise põhjuste vastu töötavad väga efektiivselt. Seal on sees terapeuutilistes annustes toimeaineid, ehk siis ta ei ole lahja. Mis on väga paljude toodete probleem on see, et seal on toimeainet küll sees, aga seda toimeainet on natuke liiga vähe. Et oleks vaja nagu tugevamat efekti saada, tugevamat kontsentratsiooni. Et see on see, mis tegelikult siis hakkab seda nahka nagu korda tegema, eks ju. Ehk siis, kui sa tunned, et selline kehasisene väljaspoolt lähenemine sind täna natuke kõnetab, siis selline ilukomplekt, mis siia kingituste fooni kenasti sobib, kollageeni iluseerumi kuurina on sinu jaoks kenasti saadaval. Kui sa ei ole päris kindel, kas see sulle sobib, näiteks on see nahk natukene probleemsem, siis ole hea, broneeri minuga julgelt see 15 minutit tasuta veebikonsultatsiooni. Et see annab päris palju nagu efekti juurde. Et olgu see siis komplekt sulle endale või kingituseks lähedasele, et kelle nägu või nahk tundub sellist noorendavat või taastavat tuge vajavat, ta sobib igal juhul. Et nagu sa nägid, nagu ütleme, nahatüüpide mõttes ta läheb praktiliselt kõigile peale selle, et kellel on nagu tõesti ülirasune, üliakne nahk on nagu niiviisi, et siis võib-olla tuleks natukene strateegiat teha, et mis see prioriteet selle nahahoolduse puhul peaks olema. Aga laias mõttes on see ilukomplekt tegelikult üks kõige terviklikumaid, võib-olla tõhusamaid viise natukene boostida seda naha vananemisvastast sellist fookust. Ehk siis hetkeseisuga ma reaalselt tänan sind, et sa nii-öelda proovisid seda või nii-öelda kuulasid mind. Kui ma mõtlen naha nagu fookuse poole pealt, näiteks sul on punetav nahk, sul on õhetav nahk, kellel on siin ka rosaatsia, siis tegelikult see seerum sobib väga hästi. Kollagen iseenesest on naha struktuuri taastaja ja nii palju on siin neid nagu naha taastamise toimeaineid sees, et ta sobib väga super hästi ka rosaatsia korral. Et ma tean, et neid on minu klientide seas on hästi palju neid punetava naha fookusega. Toimeainetelt on üli taastav. Kui sa tunned, et nahale kandes, et natukene on kihelusaktiivsust, siis see on okei. Ta tegelikult ei kipita nahale pannes.
et väga-väga tundlik peab see nahk sellisel juhul olema. Aga mida see rosaatsea nahk ka näiteks tahab, ta tahab samamoodi nagu seda energia boost imist, paranemise boost imist. Ja no vaata, see fookus on siin sellel seerumil imehästi olemas, eks ju. Ehk siis me läheme kollageni sünteesi toetama, me läheme niisutust toetama, antioksüdantide kaitset andma, on ju, nahabarjääri tugevdama, kõik see on see, mida normaalne terve nahk vajab. Nooruse fookusega või naha tervise fookusega, igal juhul. Ühesõnaga, aitäh sulle. Olen väga tänulik, et sa otsustasid olla täna siin ja lubasid mul tuua sulle veidi selgust. Veidi sellist sügavat teaduspõhist arusaamist nahast, mis on tegelikult ju sinu kõige suurem organ. See peegeldab nii palju rohkem kui lihtsalt ilu. Ja ma loodan, et sa said enda jaoks siit kaasa vähemalt ühe mõtte, mis aitab sul vaadata oma naha muutumist aastatega natuke teise pilguga. Vaadata seda võib-olla kui süsteemi, mida saab toetada õrnalt, targalt ja no väga strateegiliselt mitmest tasandist korraga. Et kui sa tundsid ära, et need murekohad, mis sul on oma naha muutumise pärast võib-olla nii-öelda on, et siis teha, et need on lihtsalt bioloogilised protsessid, aga me saame neid tegelikult muuta, mõjutada, timmida, anda nahale paremat keskkonda, et nahk saaks toimida nii, nagu ta on loodud. Ehk siis tänan sind usalduse eest. Aitäh, et hoolid iseendast ja panustad oma nii-öelda silmaringi laiendamisse, et sa kuulad minu seminare. See on väärtuslik, see on vajalik, ma loodan, et see on kasulik. Ja kui sul tekkis küsimusi või kui sa tahad täpsustada oma enda naha spetsiifiliselt midagi, vajad mingisugust juhendamist plaani mõttes, siis ma olen olemas. Ja tule konsultatsiooni, kui sa kahtled. Saan aidata vaadata läbi sinu ilurutiini üldse. See 15-minutiline tasuta see konsultatsioon on rutiini planeerimise mõttes täiesti nagu nii-öelda perfektne aeg. Sügavamatesse teemadesse tavaliselt on vaja natukene rohkem aega, et jõuda minna. Et iluplaani loomisel olen abiks, eks ju. Ehk siis